Nii, tere! Mina olen Maila müstilisest maailmast ja hakkasin ennem tegema videot, aga loomulikult tulid mõned asjad vahele, mõned telefonikõned ja nii ta jäi. Aga ma panin juba siin ju ühe rea kaarte ära ja ma ei tahtnud seda pooleli jätta. Nii et jutt jälle otsast pihta. Et kõigepealt ma ennem just ütlesin ka, et olen nii ääretult tänulik teile, kes te siin olete minu kanalikese peal ja vaatate, jälgite seda. Et teiega on olnud hästi põnev, hästi arendav, olen saanud väga häid tagasisidesid. Ja olete ka paljud olete võtnud minuga ühendust. Isegi käinud minu vastuvõtul. Ja teate, te olete, selles mõttes ma olen hästi tänulik teile, et te olete samas tohutult sellised arendavad. Sellepärast, et mul on ju, ikka inimesed tulevad oma murekestega ja siis tuleb ju, iga kord tuleb ka selline inimene, kes siis küsib mingi sellise küsimuse, mida varem ei ole küsitud. Ja teate, tänu teile on niimoodi, et eks ma pean rohkem oma tundlakesed püsti ajama, oma antennikesed. Ja seda rohkem on ju kanaldamist ja vaatamist. Ja ma olen sellepärast tänulik, et te tohutult arendate mind edasi. Et hästi äge, mul on olnud ka kõik kliendikesed, kes mul on olnud, kes te olete minuni jõudnud, te olete äärmiselt armsad ja äärmiselt toredad. Et mul on nii hea meel, et mul on nii palju häid kliente tekkinud läbi selle samase YouTube'i kanalikese. Nii et väga vahva. Nii et olete aga rõõmsasti oodatud ja minu siia kanalikese peale ja ka minu juurde, kui teil mingisugused murekesed on tekkinud. Või miks mitte ainult mured, eks ju, on ka selliseid asju, kes lihtsalt tahabki vaadata, ohoo, näed, et mul on ka sellised võimed, sellised asjad, ma ei ole neid osanud niimoodi näha, olen teistmoodi vaadanud ja on selliseid, kes ka ütlevad, näed, mul on ka samasugused võimed, aga ma olen kasutanud selliseid ja teistsuguseid lahendusi ja teistsuguseid lähenemisi ja lihtsalt nii arendav ja nii tore on ka jagada neid kogemusi lihtsalt niisama. Et hästi lahe. Nii, aga nüüd ma lähen siis tagasi selle juurde, kus ma siis alustasin, aga kus ma ei saanud seda videot teha lõpuni või edasi jätkata nii-öelda. Siis nüüd ma jätkan, et me oleme siis tänase ennustusega maikuus sündinute juures, et vaatame siis, mida toob maikuu 2026 aasta maikuus sündinutele. Nii. Esimene rida on välja pandud ja kuhu ma siis jäin, et mis mind paelus, et tavaliselt ma alati vaatan, mis on hetkeolukord. Vaatan alumise kaardi pealt, kui segan pakki ära, tõmban kaardid ja vaatan, mis alumine kaart on. Ja alumine kaart tuleb pühendumus. Ja see näitab seda, et väga paljud teist maikuus sündinud olete praegust oma pühendunudki iseendale, oma arengule, oma sellisele autentsusele. Ja see keskendunudki sellele, kes olete teie ise ja mida te oma elult soovite, mida te ootate ja mida te tahate luua. Nii et selle ma jätan siia täitsa sellesse ritta. Nii, siis näitab, et aasta alguse poole hakkate nägema siiamaani olnud piirangutest palju kaugemale. Teil tekib igasuguseid huvitavaid visioone oma nende tegemistega, mis te siis hakkate sellel aastal tegema. Ja väga palju teist ongi selline uuesti sünnija algus. Niimoodi, et kõik vanad asjad, mis enam ei toimi, need asjad lõpetate ära, võib-olla mõned suhted lõpetate ära, võib-olla muudate töökohta, pärast vaatame veel, kaarte tuleb ju siia juurde, siis saab ju vaadata veel järgi, mis kohas on siis need muutused rohkem nähtavad. Aga jah, et teil on väga palju täiesti uusi asju sünnib. Uued ettevõtmised, võib-olla uus töökoht, võib-olla hoopis uued teadmised, kuna see visioon juba tekib selline teistmoodi, siis üldse ei imest, et te võite muuta kas siis elukohta, võite hakata tegelema täiesti uute asjadega, millega te varem kunagi ei ole tegelenud.
siis tuleb fööniksi kaart, et tõused tuhast tugevamana. See näitab siis seda, et see, mis on teil olnud, mis raskused on olnud varem või siis eelmisel aastal, siis sellel aastal te olete hoopis tugevamad. Te olete saanud nendest varasematest kogemustest, ka haiget saamistest, olete saanud hästi palju õppinud. Ja te olete tugevamad kui kunagi varem. Ja see tugevamaks olemise siin aeg jääb siin keset aastat, ühesõnaga siin kuskil suve poole. Nii. Väga paljud teist hakkavad tegelema taimedega, hakkavad huvi tundma just sellise suguvõsa pärandi teemadel, aga see ei ole nagu pärand rahalises mõttes ja asjade suhtes mõttes, aga just sellised vanavanemate teadmised, kellel on olnud väga palju vanemates liinides on olnud, kas on olnud selgeltnägijaid, kas on olnud taimetarkasid, et te hakkate rohkem vastu või tundma huvi looduse ja taimedega seotud asjade vastu. Niimoodi. Just nimelt, et tervendamine, see võib ka olla ükskõik millised teraapiad, aga ikkagi rohkem selline looduse teraapiad, loodusrahvastega seotud teraapiad ja hakkate rohkem selliste asjade vastu huvi tundma, kuna see kaart jääb siia ka natukene sügise poole, siis võimalik, et lähete õppima kusagile, lähete midagi õppima ja just nimelt tervendamisega seotud. Et tavainimeste olukorra peal võib ka öelda, et see võib ka olla meditsiiniga seotud isegi, aga just nimelt, et teid hakkab huvitama rohkem need asjad, mida siis saab õppida, et teiste aitamine, teiste ravimine, teiste tervendamine, teiste, ka psühholoogi ametid on ja ikka hinge tervendamine ja kõik see asi, et hakkab rohkem sellised asjad hakkavad huvitama ja hakkate nendega tegelema. Niimoodi, et aasta alguse pool näitab ära selle, et mis teil on ka eelmistest kogemustest on kõik õpitu, et olete juba nii palju tugevamad, et kes siis tõesti on, ei ole varem tegelenud teiste aitamisega, siis väga paljudes teis võib tekkida see huvi teiste aitamise vastu, sest kuna teil on endal nii palju kogemusi omandatud saadud. Ja siis te omandate sellise oskused, kuidas muuta siis valu armastuse kaudu oma jõuks. Niimoodi. Siis aasta lõpus võib toimuda hästi palju, võib toimuda reisimisi, võib toimuda teil siis võimalik ka, et kolimist, vaatame, mis teised kaardid siia juurde ütlevad, siis saab teada, et kas on kolimist, aga hästi palju liikumist, hästi palju. Tavaliselt on niimoodi, et aasta lõpus on, kõik sagivad oma aastalõpu toimetustega ja jõulud ja uusaasta ja kingitused ja nii edasi, see igapäevane trall, siis teie kohta näitab niimoodi, et teil on hästi palju liikumist. Nii, võimalik, et on, maikuusse meil jääb siis, maikuusse ju jääb osa sõnni ja osa jääb ju kaksiku tähtkuju. Nii et siis arvestage sellega, lihtsalt see, et maikuus sündinud. Teil on siis järgmine aasta lõpp hästi palju reisimist ja võib-olla ka tekib teil tahtmine, tunne, kutsung südamest. Võib-olla hakkate ka muutma elukohta. See jääb küll sellise külma aja peale, aga paljud teist otsustavad minna ära Eestist välismaale. Niimoodi. Nii, vaatame siis edasi. Mul on nüüd täitsa niimoodi, et kui jääb mõni päev vahele, siis nüüd on juba läinud päris palju vahele, et ega mul see järjekord siis ju meelde ei tule, mis järjekorras ma olen neid erinevaid kaarte võtnud. Aga võtan vist järjest, nii nagu pilt ette tuleb, nii on vaja võtta. Nii. Nõnda. Korjasin osa kaarte laua pealt ära, et mitte segadust tekitada, sest mul on iga töö jaoks on eraldi kaardid. Pluss veel see, et ega ma ju ainult kaartidega ei tee tööd. Mul on ka
teine põhiülesanne on mul reikiseansid. Nii, maikuus sündinutele, mida toob aasta 2026? Appa, üks lendas välja. Väga hea, see lendas välja. Alati need, mis välja lendavad, need ruttavad. Nii, ma kohe ei hakka teile siit lugema, sellepärast mu kaart ju kohe muutub, kui teine kaart kõrval on. Et tähendus muutub. Nii, vaatame. Rohkem ei hüppanud, järelikult tõmbame. Nii. Nõnda. No näed. Kohe näo, et on osaliselt kaksikute tähtkuju ka. Nii. Alumine kaart näitab jälle ära selline sama põhimõtteliselt, et pühendumus. Et hakkate mõtlema selle peale siis, mida teie tahate, mis on teie jaoks oluline ja hakkate oma mees ja naist poolt tasakaalu viima. Niimoodi. Siis, mis siin siis aasta alguses näitab? Aasta algus on suhteliselt selline vaikne, muretu, selles mõttes, et tegelete oma uute visioonide loomisega, tegelete siis põhimõtteliselt enamalt jaolt iseendaga. Et edasi poole tuleb niimoodi, et teil tuleb ka see aasta, kuna need on mul need kaardid, mida ma ka vaatan, kasutan ka konstellatsioonis. Need ei ole otseselt konstellatsiooni kaardid, aga need on vene metafoori kaardid, mida siis kasutatakse konstellatsioonis, mitte meil siin Eestis. Aga need on väga head kaardid. Nii, ja siis on niimoodi, et siin näitab ära sellist asja, et aasta esimene pool, see on see võib-olla võtaks ka niimoodi, et esimesed 2–3 kuud on, tegelete oma siis, ütleks, et naisliini parandamisega. Ükskõik, kas te olete meesterahvas või te olete naisterahvas, te tegelete oma naisliini parandamisega. Vaatate kõik läbi, võib-olla siis need asjad, mis on siis, näiteks vanemad, meie vanemad, vanavanemad, kellel vanavanemad. Et kui on natukene jäänud unarusse, siis sellel aastal, aasta esimesed, rohkem ütleks veebruar-märts siiski, et tegelete siis oma suguvõsa teemadega. Võib-olla rohkem hoolimist, võib-olla rohkem külas käimist, et sellega tegelemine. Siis kusagil märts, aprill, mai, ütleks aprill-mai pigem, on te hakkate rohkem endale pühendada, saate rohkem vabadust iseendale ja murrate läbi siis mingid teatud nende sellistest köidikutest. Kas need võivad olla ka inimesed, võivad olla vanad arusaamised, et võivad ka olla, ma ütleks, et kuna need on suguvõsa kaardid, siis need võivad ka olla sellised vanad suguvõsa köidikud või mustrid, mis piiravad teid ja mis ei lase teil ennast vabana tunda ega elus edasi liikuda. Vot nende asjadega väga palju tegelete, aprill-mai. Suvi on siin küll niimoodi, et suhte teemal on hästi virvarr. Suhte teemal võite tahta pääseda ära vanadest mitte toimimatest suhetest. Et nüüd siis, kellel ei olnud siis eelmine aasta, ei toimunud siis suhtealaselt lõpetamisi ja liikumisi, siis sellel aastal, eriti suvisel ajal, on siis teil maikuus sündinutel hästi palju tuleb suhete lõpetamisi. Mõnedel tuleb ka niimoodi, et lähevad ka oma sellised, saavad ära parandada, lähevad oma katkistest suhetest läbi, aga siiski ütleks, et pigem on selline tunne, et enam ei jõua, aitab ja põgenetakse siis nendest mitte toimivatest suhetest. Siis sügise poole tuleb siis niimoodi, et kes siis oma suhtest välja astub, kes üritab parandada, igal juhul on see usalduse enda kehtestamine, jälle kehtestamine millegipärast tuleb, et usalduse võitmine või enda kehtestamine just nimelt naistel, kes siis meeste suhtes on siis pettunud, et teie elus on ka neid inimesi, väga häid meesterahvaid, keda saate usaldada, looda, aga need vanad haiged saamised, need valusad kogemused, mis on tekkinud minevikust,
et te tegelete siis nende asjade ravimisega, enda hingehaavade ravimisega. Ja siin näitab ka, et võib-olla tekib ka selline tunne, et te enam üldse ei viitsi, ei saa, ei taha suhete peale panustada, kuigi noh, jah, kaksikutel tavaliselt seda ei ole. Aga noh, kõik meid on kõik ju asjad mõjutavad, et kõik on ju erinevad niimoodi. Siis te ei ole kunagi üksi. Seda ma varasemalt olen ka öelnud selle kaardi pealt, et kui te tunnete tõesti, et enam ei jõua, ei jaksa, ei taha, siis teil on alati teil on tugigrupp olemas, tugirühm olemas, teil on oma pere näol ja jah, pere, vanemad, õed, vennad, et oma pere näol näitab, et on teil sellist tuge, kes ütlevad ikka, et ei ole midagi. Tõused püsti, noh, kuna enne näitas ka nagu fööniksina tuhast tõusmine tugevama, et see jääb siis, kattub nende kaartidega, mis siis jääb siia selle suhete teema koha peale. Et see tervikpilt ju moodustab kokku alles siis, kui ma olen kõik need read siia ära pannud, mis ma siin järjest teile loen. Nii, aga aasta lõpp toob hästi palju leppimist. Nii et paljud teie, kes te olete maikuus sündinud, kipute ikkagi minema vanasse suhtesse tagasi, leppimist, andeks andmist, nutmist, enda niimoodi selgeks rääkimist. Ma vaatan teile juurde kaardi, et mis see teile siis toob, kui te lepite. Kui te otsustate vana suhte parandada ja lepite ja annate andeks või kes on otsustanud siis andeks paluda ja alustada siis ikka samad suhet uuelt tasandilt. Et vaatame, mis see toob siis kaasa, kas tasub või ei tasu. Hullult palju asjude kokku sõlmimist. Teate, tavaliselt ma ikka ütlen niimoodi, et mõnda asja tasub lappida, ma ikka tavaliselt ütlen ka niimoodi, et ärge väga kergekäeliselt lahku minge, et ikka proovige. Aga nüüd ma ütlen vastupidi, kaart näitab seda, et ei ole mõtet proovidega leppida, laske vabaks. Sellepärast, et kui teie lepite, siis on see täpselt samamoodi nagu, et liimitud tass on liimitud tassi, võib iga hetk jälle puruneda ja siin näitab seda vanade ahelate kaasakandmist pole vaja. Laske lahti, laske vabaks. Et ikka see samune, et ei ole mõtet minna sellesse vanasse suhtesse tagasi. Nii. Vaatame siis järgmisena ma vist panin. No ei tea, vaatame, tekib tunne, et need on vaja panna. Nii, võtame siis oma kaardid. Nii. Natuke veel. Ühesõnaga, ma alati koputan, kui on vaja vana informatsiooni välja. Et kui kaardid on rasked ja segamise ajal justkui kleepivad üksteise külge kinni, siis ma alati koputan selle vana informatsiooni välja. Seda ma eelmises selles prognoosis ütlesin ka, et kes teeb tulekohal, puhastab kaarte, et kuidas keegi, et need on täiesti erinevad. Nii, et kuidas kellelgi, mis parasjagu toimib. Nii, mida toob aasta 2026 maikuus sündinutele? Oleme siis teie juures maikuu lapsed. Ohohoo. Nii. Kui nüüd kellelgi tekib küsimus, kui nüüd kellelgi tekib küsimus, et ühtedele te panite nii palju, teistele panite vähem, siis ei ole hullu. Kõik info on ikkagi, mis peab olema, tuleb välja. Nii, mis siis minu kaardid soovitavad teile? Minu kaardid soovitavad teile rohkem tänulikkust, ühesõnaga seda, mida kiirgate välja, et nagu külgetõmbe seaduski on ju. See, mida välja kiirgate, saate vastu. Et kaart soovitab teile hästi palju sellist olla tänulik. Need asjad, need inimesed, ühesõnaga see kõik, mis on teie elus juba olemas. Et olge rohkem tänulikud selle eest. Ja uskuge mind, te saate seda,
tänu, mis te välja kirgate, saate, see tõmbab magnetina ligi, järjest rohkem häid asju tuleb teie ellu juurde. Siis võib tulla mõndasid häid pakkumisi. Võib-olla ka siin aasta algul võib olla sellist asja, et võib tekkida mõnedel, kuigi siin keskel näitas sellise rohkem partnerlussuhetega, sellised vanade asjade lõpetamist, siis siin näitab ükskõik milline see partnerlussuhe siis, kuna tuleb sõrmuse kaart välja, näitab, et siin võivad tulla head tööalased pakkumised, siin võib tulla näiteks mingi uus partner, võib mõnel võib ka olla kaua aega kestnud abielu, mis ei ole siis lepinguliselt sõlmitud, et siis võite otsustada, et oi, et näed, see aasta ma nüüd tahan abielluda, on ju. Nii. Et selliseid toredaid pakkumisi teile siin tuleb. Aga see võib ka täitsa võimalik olla sellepärast, et sinna, kus see kaart tekkis, on sõbrapäev, naistepäev, et noh, see on täpselt selliseks romantikaks väga, väga hea aeg. Nii, siis hakkavad teid see aasta numbrid rohkem mõjutama kui tavaliselt. Ükskõik, mis siis on, kes siis pöördub numeroloogia peale, kes hakkab vaatama, kui mingid teatud numbrikombinatsioonid hakkavad näiteks teie elus mängima mingisugust rolli, tähelepanu rohkem läheb sinna, nägin seda autonumbrit, nägin seda kellaaega. Aga võib ka tulla, see on mul ka tähendanud selliseid asju, et kuna siis on deklaratsioonide asjade aeg, et noh, firmadele tuleb see tohutut sellist palju raamatupidamisteenust, raamatupidajatele palju tööd on ju, numbrite kokku liitmist, et vot selline numbrite kaart on, mis teid siis selle kevade poole, millega tuleb palju tegelemist, palju arvutamist ja nii. Siis edasi on selline kergus, vabanemine, tunnete, et olete hoitud, olete kaitstud ja teile võib ka tulla suve jooksul suurem summa raha. See võib kuidagi tulla niimoodi, et isegi mõnedele, kahjuks mõnedele võib tulla muidugi see rahaga pärandusena, aga mõnedele võib tulla kas siis kuskilt, kas on teenitud autasu välja, teenitud parem palk, on ju, kes on teinud siis näinud selle nimel vaeva, teinud tööd, lihtsalt loonud, panustanud rohkem, isegi see vaeva nägemine siin ei olegi see põhipoint. Aga et sa oled panustanud hästi palju ja nüüd on siis see aeg, kus siis sind märgatakse, sind tunnustatakse aga jah, et võib olla ka, ma vaatan, kas see võib olla lotovõit, kuskilt tuleb suurem summa raha, millega te tavaliselt, no isegi võib, aga pigem ütleks jah, et see raha tuleb ikka selle pealt, et teie olete panustanud ja nüüd te saate nii-öelda selle autasu. Nii, siis see sügise poole, kus siis tuli sellist suhete virvarri suvel ja tuleb, olen selle kinni.